Tere, mina olen Karl Vilhelm ja see SEB Challenge on ju käimas ja teeksin kiire update'i, et viimasel nädalal olen suutnud hoida ennast suhteliselt järje peal, õpikuid ole siiamaani ära toonud, aga eesti keeles kirjutasime etteütlust ja õpetajale ma ütlesin, mina paberile ei saa kirjutada, mina pean säästma loodust ja mul on challenge on ju, et ma ei saa paberile kirjutada. Ja siis õpetaja peale väikest veenmist nõustus, et ma võin kirjutada arvutis, nii et vähemalt ma sain arvutis etteütluse ära kirjutada. Nii, siis ma räägiks veidi veel sellest, et see ei ole küll nii tuntud, aga ma teen bändi, mille nimeks on Arkpart, kui te soovite, siis te võite kindlasti selle välja uurida YouTube'ist, Spotify'st ja vot nendest kahest platvormist me võib-olla räägikski, need on bändi tegemisel meeletud vajalikud, lisaks ka lihtsalt nagu, kui me tahame uusi lugusid kirjutada, siis on vaja inspiratsiooni, seda kindlasti Spotify'st lihtsalt muusika kuulamine on väga suur osa muusikuks olemisest, sest sul on vaja uusi ideesid kuskilt leida ja kuulata. Lisaks siis ka enda muusika jagamine Spotify's, muusikavideote jagamine YouTube'is, et need on nagu väga suured igapäevase elu osad, et mis bändi tegemise juurde minu jaoks kuuluvad. Aga ka lisaks lihtsalt see, et kui on mingid, kogu aeg on telefon taskus ja kui on mingi idee, siis lihtsalt selle telefoni väljavõtmine, record nupp kohe käima on ja saab selle idee ära salvestada. Lisaks on just hästi palju loominguliselt toimub väga hilja õhtul minu jaoks ja ka teiste nagu bändikaaslaste jaoks. Aga hilja õhtul me tavaliselt ei ole bändikas just ka nagu koolipäevadel on ju. Et siis on väga lihtne see, et kui on siuke mingi loomepuhang tuleb peale, mingi jube hea lugu, siis videokõne teha on ju siit sõpradega, bändikaaslastega, kus siis saab veits nagu arutada ja kuulata nagu teiste ideesi ja sealt võivad väga tihti sünnivadki nagu need sellised pärlid, mis on vahest tekkinud. Aga ühesõnaga bänd Arkpart, et vaadake, kui te tahate. Ja hetkel ma siis suundun Pirita Selverisse, kus mul siis, kus on mu kodu lähedal ja sinna mul saabunud 2 pakki tätoveeringud ja ka siis sealt Kampsun sealt, mis see oli nüüd? Kaltsukas, Paavli Kaltsukas. Nii et lähme võtta need pakid ära. Tervist. Möödasin juba 2 päeva peale selle, kui ma pakid ära tõin. Ma olen kodus haige ja ma olen siin WebMD leheküljel ja ma panen oma sümptomid sisse. Vanus 18, sümptomid, peavalu, iiveldus. No pagan. Oota, mis ravi on? Ravi puudub. Te isegi ütle, et joo teed. Okei. Nii palju sellest. Teeme pakid lahti. Siin on vist kaltsukast. Lõhnamagu riided. Imeline. Nii. Tätoveeringud. Panen need asjad endale peale ja siis teeme kiire photoshooti ja siis ma teen endale Tinderi ja vaatan, kas isegi kui sa oled kodus haige, saab endale leida naisi. Nii. Täiesti uus mina tätoveeringuga ja outfit. Aga ma mõtlesin just, et enne kui ma hakkan pildistama, ma guugeldan ruttu how to make a good Tinder profile. Minu nägu peab olema ja mitu pilti. Ja rõhutama parimaid osi, ma ei tea. Aha, ja piltidel teiste tüdrukutega ei tohi olla. Okei. No ma proovin. No nii, ma olen tagasi ja ma tegin ära pildid ja ma otsustasin, et eriti võita naiste südameid. Ma tahtsin, et näidata, et ma olen loodusega väga ühes ja ma tegin taimede keskel ja ma võtsin oma kassiga pildile, sest ma mõtlesin, et see nagu tõstab nunnumeetrit veits kõrgemale.
nii, ja nüüd ma juba olengi, downloadisin selle Tinderi, installisin endale ära äppi. Issand, kui keeruline siin. Olen mees. Oot, nii, ma pean hakkama profiili tegema nüüd. Oi, issand. Nüüd ma lisan pilte. Nii, esimene pilt on olemas, teine veel, paneme 2 tükki. Ja nüüd ma olen looduses oma kassiga. See on minu meelest iga naise unistus. Kõik tahaks endale meest, kes oleks kassiga kuskil looduses. Nii, about, olen Karl, ma olen Vilhelm, koma kodust ei tohi väljuda, koma võid tulla mulle koju kätte. Olemas. Job title. Vlogger. Gender, mina olen man. Nii, settings. Mis ma panen? Distants. Vanus 18–33. Okei. Maksimum distants, kui kaugel võivad olla minust. Vahetele. Nad tulevad niikuinii koju kätte. Mingi võimalus mul kindlasti on. Nii. Okei. Ja Tinder. Like. Ja juba ongi match. Saadame talle message'i. Kas sa oleksid nõus tulema mulle koju kätte, sest ma ei tohi kodust väljuda. Saatsin ära. Nii. Vaatame, kas ta vastab kohe. Appi, ma swipe'in nii kaua edasi. Like. 30 Marit, väga kaunis naine. Reelik 22, mulle meeldib. Siin neiu ei näita lihtsalt oma nägu. Telefon on näo ees, kus ma tean, kas ma ei taha. Siin on neiu lihtsalt seljaga. See muidugi õpetus ütles, et pane kasutama parimaid omadusi. Neiu arvab, et tema parim omadus on tema kukal. Mulle meeldib. Tähendab, naine teab mu tugevusi. No nii. Ma lihtsalt laikin nii kaua, kuni midagi tuleb. Järgmine match. Keep swiping. Mulle vist vastati. Ei vastatud. Kuhu me nüüd välja jõuame? Okei. Praeguseks kõik. Nad lihtsalt ei vasta mulle. Ma annan järgmisel nädalal teada, kuidas mul selle asjaga läinud on. Sinne kaua ma püüan terveks saada. Ja see digi-challenge on väga hea võimalus olla haige kodus, sellepärast nii ma ei pea teiste inimestega siis kontakti looma, ehk pisikud ei levi. Ja nii edasi. Olge mõnust.